Täna jätkame ikka sügisese tähtsa teemaga, nimelt lillesibulate ja nende partnerite tutvustamisega Horteses. Ning lisaks räägime Ülli-Riina Sildniku lilleaias ühest lihtsamat sorti rohekatuse saamisloost. Kui nüüd liikuda nende kõige edevamate sibullillede tulpide juurde, siis mida uut teil sel aastal inimeste hullutamiseks pakkuda on? Kõige varasematest tulpidest hakkavadki õitsema tegelikult hästi madalakasvulised niinimetatud loodusliku sordirühma siis kuuluvad tulbid, Kaufmanni tulbid. Need on siis tavaliselt väljapoolt natukene niimoodi punakad tuleb ja seestpoolt on siis kas heledamad kreemid või kollased ja hakkavad nad õitsema juba aprilli keskele võib-olla, et ilusa kevade puhul ka aprilli algul. Siis samamoodi siis nende gruppi kuuluvad kreigitulbid. Kreigitulpidel on õis natukene teistsuguse kujuga, kui nüüd silm hakkab harjuma juba selle vaatamisega, siis me oskame juba ise ära öelda varsti, et milline neist Kaufmanni tulp. Kaufmanni tulp hoiab natukene siis otsi niimoodi laiali ja kreigitulpidel on tavaliselt lehed mustriga, hästi ilusa siis lilla või pruuni värvi väikeste laikudega ja nemad on ka siis samamoodi madalad. Ja järgmise siis grupi moodustavad Fosteri tulbid. Siin on üks Fosteri tulpide siis esindaja Sweetheart, mis Fosteri tulbid kasvavad natukene kõrgemaks. Nende värvid on natukene selgemad, on valgeid, kollaseid, oranže, puhtad toonid. Üldiselt alustame siis looduslikest tulpidest, kui me hakkame peenart kujundama. Ja nende hulkaga kindlasti käivad looduslikud liigid. Need on siis tarda ehk hilistulp eesti keeles. Nimi hilis on küll natukene eksitav, kuna ta hakkab just vastupidi väga varakult õitsema. Tema kasvukõrguseks jääb kuskil 10–15 sentimeetrit ainult. Need õiekesed avanevad just päikese paistel ilusti ja algul on nad avanedes täiesti kollased ja siis pleegivad natuke otstest valgeks, väga armsad ja ka ilusti, kui nad siis seemnekuprat teevad, saavad ka naturaliseeruda, ehk siis viskavad oma seemned sinna lähiümbrusesse laiali ja paljunevad niimoodi. Et väga sarnane tardatulbile ehk siis hilistulbile on uruumitulp, siis on turkestani tulp ja väikesed siis roosaõielised ja veel valgeid ja siin on ka punaseõieline haageritulp näiteks. Need looduslikud tulbid, millest me rääkisime, on hästi madalakasvulised ja varase õitseajaga. Natukene kõrgemateks on oivalise tulbi sordid. Pööran tähelepanu sellele, et siin ühele tulbi varrele tuleb mitu õit. See on hästi uhked niimoodi, et seest tuli punased õied, nii et tal on tolmukad ka punased. Ja praestans tulbi ehk siis oivalise tulbi uus sort on Shogun, kollase õieline hoopis, täiesti uudissort. Sügisel on hea peenart teha nii, et pannagi korraga maha nii sibullilled kui ka nendega sobivad püsikud. Millised need võiksid olla? Sinna sobiksid siis hostad, kurerehad, helmikpöörised kindlasti, kõik need tulevad hiljem välja, kuid neil on väga ilus selline dekoratiivne lehestik, mis just suve teisel poolel hakkab alles võimust võtma ja ilu näitama aias. Ja sügisel on neid kõike koos hea istutada. Ja kõik inimesed siis saavad neid kas või üksikult siis osta, kui ta tahab ühe tulbi, siis ta võtab selle koti ja kirjutab nime peale ja teab täpselt ise kodus, kuhu ta siis selle istutab ja jälgib teda. Ja need lahtised tulbisibulad siin, mida meil on siis 100 sorti, ongi, see sortiment on moodustatud just sellest, et need on sellised uuemad ja uhkemad sordid. Ja nendele kottidele võib nii suure kuhja peale panna, kui see kott lubab, nii et saame päris soodsalt need sibulad kätte. Ülli-Riina, milline on sinu suhteliselt noore rohekatuse saamislugu? Kuna siin all ei ole selline elatav hoone, vaid ongi külm hoone ja mul ei ole vaja seda soojustuseks, seda katust, aga ometi tahtsin ma endale hirmsasti rohelist katust saada, et kodutingimustes ei olegi mõtet nende suurte kastide ja kangakihtidega mässata, et võiks täiesti edukalt teha otsekatusele
kasvupinnase. Välja arvutada, palju seda mullamahtu on vaja, sest et sentimeetrite poolest piisab siia täiesti sellisest 5-7 sentimeetrisest kihist. Kõige all on geotekstiil. Iseenesest 2–35% on see kalle, mis katusehaljastuse puhul on selline optimaalne. See vee äravoolu vahe peaks olema laua ja katuse pinna vahel umbes 1–2 sentimeetrit. Ja selle võiks siis ääristada kividega, et see vesi saaks sealt servast täiesti vabalt voolata. Nii et ühele perele paras töö nädalavahetuseks, lihtsalt ehituspoest läbi minna ja asi ette võtta. Aga nüüd põnevamate teemade juurde. Millised taimed siia istutamiseks valida? Kindlasti on päris lai valik kukeharja perekonnast. Kõik madalad, mis ei tee liiga tugevaid võrseid, mida peaks siis tulema kevadel murdma, sobivad väga hästi. Ei ole mina veel kordagi kastmas käinud, ka selle pika põua jooksul mitte. Ja taimed on ikka väga edukalt laienenud. Ise külvist on väga toredad ja püsivad hästi madalate kompaktsetena sininokad, selline iirise esiema. Siis võiks kindlasti kiita veel vahelduseks vahele panna näiteks murulaugu tutse. Et kui kõrrelised muutuvad umbrohuks seemneid külvates ja hakkaksid matma teisi taimi, siis murulauk jääb sellise toreda puhmikuna. Nii rikkaliku valikut kohtab küll vist ainult sinu puukoolis. Sellisel juhul, kui katuse haljastuseks läheb, siis taimed ei pea olema üldse suured, et piisab, kui need ette tellida, saab ära juurutada pistikud ja siis on juba väga lihtne teha. Aga kellel on aega oodata, võib katsetada ka seemnekülvist teha. Et see kukeharja katus ei ole mõeldud aktiivseks kasutamiseks, rohkem selline meeleolu loojaks ümberistumiskoha näiteks. Et natuke kaugelt vaatamiseks. Järgmisel nädalal vaatame veel sügisesi õitsejaid ja arutame koos taimede üle, kes üllatuslikult lumenigi vilju pakuvad. Seniks kohtumiseni ja kõike head! Kodusaade jätkab Soome kuuga. Täna uurime Habitare uudiseid. Vaatame, mida Eesti tootedisainerid Soomes pakuvad. Külastame üht põhjamaiselt minimalistlikku Eesti sisekujundaja valmistatud kodu Soomes ja muudki põnevat. Traditsiooniliselt septembris toimuv Habitare sisustusmess Helsingis tõi taas kokku tootedisainerid, sisustusfirmad ja disainihuvilised. Ka juba traditsiooniks saanud trash-disaini kontseptsioon tõi taas erinevate disainerite, sealhulgas üliõpilaste käeproovimised rahva ette. Hea väljakutse püüda prügimäele määratud materjalidest toimivaid sisustusesemeid võluda. Mõned neist, näiteks need vanadest pesumasina trumlitest värvitud valgustid, on aga lausa juba tootmises. Silma rõõmustavad tulemid, mis on tõesti korrektsed ja ka tarbitavad. Õlgu panevad ikka kehitama aga mõttetud üritamised, kus asja mõtteks tundubki ainult tegemise rõõm olevat. Peale tolmu kogumise muud tarbitavat funktsiooni ei paistagi. Rohkem leebe saab aga olla seinadekoratsioonide osas. Neid võib ikka emotsiooniga teha ja kuna me neid ei ekspluateeri otseselt, siis olgu nad tõesti pinda täitmas oma tehtuna. Siin on näiteks need liplikad raamidest toodetud vanadest Marimekko kangastest. See prügilühter aga on suisa hea üllatus ja võiks vabalt olla mõne Itaalia valgustifirma prototüüp, õhuline ja hea vormiga. Ilmselt juhivad need liblekesed ka valgust. Aga edasi, suur rõõm on kohata oma Eesti disainereid ja uurimegi, kuidas osadel neist messil läinud on. Anniki Laigo on oma innovatiivsusega tekstiilikunstnikuna ikka olnud ajast ees. Tema ülikooli lõputöö on tänagi äärmiselt trendikas. Pimedas helendav vaip on ka ammu juba tehtud. Anniki, sinu väga põhjamaiste ja maitsekate villavaipade seas on nüüd kaarega servad. Kuidas see võimalik on sinu käsitsi kootud vaipade puhul? Ja, see on minu kõige uuem toode, mis on siis väikse nipiga. Et kui me teame, et tavaliselt sellist jämeda koelist kangast lõigates hakkavad ääred hargnema, siis siin ma olen mõelnud välja lahenduse, kuidas ma saan ääristada. Lõigata vaiba vastavalt soovile ja siis ääristada
ära, nii et vaip pärjasse ei hargne. Millistele kodudele sa oled mõelnud, kui sa need vaibad oled disaininud? Mind on inspireerinud selle vaibaseeria tegemisel just selline uus, kerge, hästi õhuline, peen mööbel, mis on täna nagu levimas. Aga kui üldse villavaipadest rääkida, kui ma siin vaatan, siis on nad nagu sümbioos Kihnu mehe kampsunist ja Inglise härrasmehe ülikonna kangast. Jah, võib-olla klassika võlub, et ja just leida selle klassika juures nagu oma selline huvipunkt ja tuua välja see ilu. Lõngad on meil spetsiaalsed vaiba kudumiseks spetsiaalse koostisega, et vill on pärit Uus-Meremaalt, aga siis valmistatakse natuke lähemal. Ja sinu kivid, kuidas neil on Soomes läinud ja kuidas neil üldse on läinud? Kivid on mul juba üsna vana toode, et varem valmistasin nendest käsitöö vildikattega, aga nüüd proovin uut katet. Materjaliks on selline väikse nõksuga kangas, mida siis on valmistatud sellise mahulisena, et kivide puhul on oluline mul kanga leidmisel see, et ta veniks igas suunas, ta on selline orgaaniline form ja talle on vaja igas suunas venivat kangast, et see on selline trikotaaž, mis on hästi mahuline ka lisaks. Ja tore on see, et sellel on ka villane materjal katteks. Mis su helendavate vaipade saatus on olnud? Helendavate vaipadega ei ole edasi juhtunud midagi, et kui on keegi, kes tahaks arendada, siis rõõmuga võtaks ja teeks edasi, aga praegu on nad rohkem nagu jäänud selle eksperimentaalse suuna peale. Ja mis on see helesinine seal seina peal? See on ka üks, tundub juba, et võib öelda, et digihäljas mudel, et see on minu lõputööna 2000 aastal tehtud vaip, mis elab täitsa värskena edasi. Mis sa arvad, kui palju sarnasust ja kui palju erinevust on soomlaste ja eestlaste sisustusmaitsel? Soomlastel on võib-olla see maitse, nagu ütleme, ühtlasem, et Eestis on inimesed hästi midagi erinevad. Meil ei ole selline, et oleks nüüd selline skandinaavialik suund sealt levinud või midagi, et meil on ikka killustunum rohkem. Kuhu sinu ideed ja tegemised liikumas on? Mulle pakub pinget selle tekstiilidisaini valdkonnas nii selline eksperimentaalne suund, et töötada välja uusi mudeleid ja mõelda välja mingeid erilisemaid lahendusi. No näiteks kas või need ümmarguse servaga vaibad, et see on ikkagi jällegi midagi uut, et seda siiamaani ei ole nagu näinud, et oleks tehtud. Aga siis teine suund on arendada siis olemasolevatest juba toimima hakanud ja head vastu ka leidnud mudelitest siis selline müügi nagu kollektsioon. Aga seal on meil jällegi paindlikud võimalused, et me oleme alati valmis nagu tegema vastavalt kliendi vajadustele, suurust muutma, värvi, sellised asju, et see on nagu selline nišš, mida me suudame täita. Tule tasuta värvikoolitusele Tikkurile koolituskeskusesse. Valtlux. Valguslahendus ideest teostuseni. Soome klassika tekstiilifirma Marimekko esitles taas tänaseid Marimekko arendusi nii tekstiilitoodete kui lauanõude sfääris. Uudiseid esitlesid messil muudki tegelased, Unikulma taas üllatajana hea unemaailmast. Vesa, mis siis nüüd Unikulma taas leiutanud on? This year in Habitat Fair we have very new, we have an Aerobed easy turn. When it's more easy to turn, you don't wake up so easily. So you have a deep sleep time more in the bed. Also, it has a washable covers, and because you can see through it, it's also
absolute breathable. It's also windy. and this is one of the new things and it's very good for everybody. Minule meeldib selle uudise juures kõige rohkem see, et ka see õhuline madratsi sisu on täiesti pestav. Selle saab duši alla viia ja nii saan ka kogu kattemadratsi ju täiesti hügieenilise hoida. Aga mida uud siis veel? We have a new own spring systems. We have 44 billion different types of springs. So we can do more and more individual springs than ever. And of course, when we know what kind of shape each customer has, then of course we can shape better. So typically people who are working behind the desk, they are like this. And then during the night time we are making the sleeping position so that they are like this. And also a little bit less weight. While you are sleeping better, you don't not feel so hungry during the daytime. So that's why it's very, very common. Kui pikk ühe madratsi kasutusaeg võiks olla? Yes, typically the time period you can use the bed is maximum 10 years. Because typically mattress gain 1 kilo more weight during the usable year. If you have a 10-year-old mattresses, it is more weight, 10 kilograms. And when we cut the mattress open, we can see all grease. So the springs are full of grease everywhere and it's not healthy anymore. It's a very good place where the bugs can eat actually things from you. and also the bugs are making allergic reaction very, very easy. Be sure that you change every week the seats and wash them carefully, and then you can wash also the covers for the top mattresses, then you can have about 10 years. If you have a very poor mattresses and you don't wash them regularly, then the usage time can be about 2 years. Kuidas see personaalne mõõtmine siis ikkagi käib? We are measuring every people the 3D dimension and weight position everywhere, and we have a special Uniclub measurement system to get it. Eestis saab kõike seda uurida ja tellida Tallinnast Järve keskusest. Edasi ikka Soome-Eesti lainel. Sisekujundaja Anneli Luhti loomest Soomes. Vaatame täna üht suurt ja modernset kodu, mis täislahendusena Eestist renoveeritavasse majja pärineb. Anneli, mis selle kodu saamislugu siis oli? Esialgselt tahtsid ühe väikese üüriks mineva korteri kujundust. Siis esialgu me alustasime ühe väikese korteri plaaniga, kuhu tal oli võetud ka arhitektilt projekt, mille ma siis kiiresti ümber tegin, ära tõestades, et teistpidi on funktsionaalsem. Ja talle see töö nii meeldis, et siis ta juba näitas mulle neid maja projekte ja palus, et ma vaataksin üle, teeksin ettepanekuid ja sai seal ära muudetud küll vaheseinu, garderoobe, tehtud funktsionaalsemaks vannitube. Ja kui me siis vaatasime ja istusime, siis vaatasime, et koostööst võiks asja tulla. Ja eriti neid huvitas valgustusplaan, kus nad andsid mulle täiesti vabad käed. Ja kui see siis oli ka kõik paberile saanud ja sobivad valgustidki juurde pakutud, siis olid meil käed löödud. Mismoodi nii põhjaliku projekti kujundamine pihta hakkas? Kujundus hakkas pihta tegelikult sellest, et nad tahtsid ühendada selle eluruumi õueruumiga. Ja kuna nad ei olnud leidnud sobivat lahendust lükandseinale, siis ma pakkusin neile välja arugruppi lükandseinad, mis siis neile väga meeldisid oma funktsionaalsuselt, väljanägemiselt, sellistelt puhastelt joontelt. Siis saigi aluseks see, et ühendada õue ja eluruum, kasutada võimalikult naturaalseid materjale, ilusaid rahulikke lakoonilisi ja et selles elamises oleks palju õhku ja valgust. Ja juba esmakohtumisel siis tegin neile omapoolseid ettepanekuid, kuidas me võiks seal neid ruume avardada ja valgust ja õhku liikuma saada. Saan aru, et isegi see terrassi uks ja akna lahendus tuli Eestist. Kust ja miks? Miks meie valik langes arugrupile oli see, et me saime maksimaalselt laiad liikuvad klaasipinnad.
oli üks, oli see laius ja teine oli soojapidavus. Sest kui me ikkagi räägime Põhjamaadest, siis me ei saa sinna panna mitte toimivaid süsteeme. Ja selleks hetkeks me olime otsinud ja vaadanud ka Soome turul pakutavat, kuid sellist väga korralikku tuult ja külma kinnipidavat süsteemi pakkuda ei olnud. Välisuks pärineb ka Aru-Grupi sulest, väga elegantne ja massiivne. Et selle ukse pluss oli see, et esiteks selline tugev, jõuline, raske, kõik see käepideme ja selle klaasi lahendus ja see värv ja see oli nii ilus. Ja see trepp on ka imeline. Kust see? Ja sina projekteerisid? Tegelikult väga analoogse trepi tegin ma ise enda koju, ma pakun juba 14 aastat tagasi, kus ma tahtsingi, et kogu konstruktsioon oleks peidetud, et oleks võimalikult sellised lihtsad, lahtised, lakoonilised astmed. Ja kuna seal enne oli täiesti kinnine, umbne, pime trepp, siis ma pakkusin neile selle variandi välja. Ja koostöös Timmetiga sai siis tehtud korralik projekt ja teostus. Kas projekti timmis Timmet või tegid tõesti lausa ise? Me ikka koos timmisime, sest mina ei saa süüvida täielikult konstruktsioonide ja metalli ja terase hingeellu, seda teevad nemad. Et mina tegin ikkagi neile sellised põhijoonised ja visioonid ja kogu see tehniline lahendus on siis nendega. Mulle meeldivad ka need Haapsalu uksetehase Trendoori uksed. Siin saabki see Trendoori sari kuidagi eriti õigustatud. Ma isegi kujutaks ette, kui seal oleks olnud midagi muud. Ja selle valge ukse puhul, mis ju veel eriti hästi toimib, on see kroomliist seal nende paneelide vahel. Et see annab nii ilusa rütmi sellesse galeriisse ja eks siis neid uksi ja seda läbikäiku sai siis veel rõhutatud erinevate valguslahendustega. Kui ma kasutan Haapsalu uksetehast, siis ainult Trendoori sarja. Et mul on sellised omad lemmikud sileustega ja raamustega, et raamustes sile tamm klaasidega keskelt. Igas interjööris on see nüüd klassikaline, on see moodne interjöör, et annab nii palju soojust ja valgust ja see mulle meeldib eriti see Haapsalu Trendoori kvaliteet. Ja see, et mul antakse funktsionaalsuses ja kasutamises erinevaid võimalusi, ma saan sama uksemalli kasutada manteluksena, peidetud hingega, nähtava hingega, et just, et need erinevad võimalused, mis nad pakuvad ja kvaliteet. Ma jälgin seda helipidavust ja ma jälgin ka seda, et kuidas see uks on kokku pandud, et kas või kui see on kuskil servaliistud, kas need on lihtsalt labaselt naeltega löödud ja praod vahel või on need klaasid sinna uputatud nende külgprofiilide vahele, et kõik see loeb. Ja meie Eesti au ja uhkus Ovo Valamu Eumer sanitaartehnikast. Eumer on meil hästi pikaaegne partner ja mulle meeldis see Ovo kuju. Just see, et ta on nii teistsugune. On lihtsalt ilus ja meil oli muidugi väga komplitseeritud olid need mõõdud ja nad tahtsid kindlasti kivitööpinda ja kivitööpinna sisse valamut. Ja kuna meil olid sügavused hästi väikesed, siis selle Ovo valamuga mul oli võimalik mängida, paigutades teda erinevate nurkade alla, erinevale kaugusele, et andis mulle hästi palju võimalusi. Kuidas see keraamilise plaadi valik tekkis? Üks nende algsetest soovidest oli must ja valge keraamiline plaat, mis olid sellised käidavamad kohad. Nende plaadi valiku me siis võtsime Eestist, aga siis jah, läikivad valged plaadid. Need on siis soomlaste valik. Tume põrand on ka tõeliselt vinge, tekitab sellise sooja tunde. Tumeda põranda pluss selle kodu puhul oli just see, et seal kõik ülejäänu oli hästi hele. Kõik seinad olid heledad. Mida ma olen nüüd murdnud tõesti kõigi Soome kodude puhul on see, et ma ei tee seda loodusvalget seina või maalrivalget seina, nii nagu igal pool on, et meil on tegelikult kõigis kodudes on toon seinas, mis on nende jaoks väga uus ja alguses väga harjumatu. Aga põrandate puhul see tume põrand antud kodus väga hästi toimis, sest pinnad olid suured
ta ei teinud teda pimedaks, aknapinnad ja valgust oli palju ja ta andis hästi palju soliidsust sinna juurde. Mis sinu enda arvates on siin kodus suurimad õnnestumised? Mulle väga meeldib nende köök. Tegemist on perega, kes siis tõesti hästi palju ise süüa teeb ja nende köögi puhul, mis olid ka nende jaoks sellised uued momendid, et üks on nüüd jah, siis need vaikselt sulguvad sahtlid, mis meie jaoks on väga-väga igapäevane, aga nende jaoks oli hästi selline tore leid ja ääretult meeldiv. Me töötasime selle köögi puhul, ma pole vist iial teinud nii palju erinevaid variante, aga selle toreda kliendi puhul oligi see, et kuni ta lõpuks adus, mida ta kõike nagu saab, milliseid võimalusi on ühel köögimööblil, siis selleks ma tegingi talle väga palju erinevaid variante, et ta näeks, et just nimelt, et kui ma sul panen nüüd selle valamu siia, mitte sinna, kui ma panen sul valamu ja nõudepesumasina eraldi ja seal vahel on sahtlid, kuivõrd mugav on siis võtta nõudepesumasinast nõusid ja panna neid sahtlitesse ära, et sa ei pea olema upakil üle prügikasti ja valamu, kui sa nõusid nõudepesumasiinasse paned või neid sealt ära võtad. Et see oli nii tore areng nendega seda kööki koos teha. Siis nende garderoob. Et kui inimesel on võimalus ikkagi omada nii suurt ja nii ilusat garderoobi, siis me ikkagi võtsime sellest viimast. Et garderoobides me kasutasime kummuteid, kõrgläiget, lükanduksi, küljele avanevaid uksi ja see, mis on seal sisud, see on viimase kui detailini ja sentimeetrini ära viimistletud, et sinna võimalikult palju mahuks, et see oleks hästi-hästi kasutatav. Ja see ruum ise kokku näeb nii ilus ja valge ja puhas ja selline just seda soliidsuse momenti, mida sai läbi terve selle kodu kantud, see on saanud sellise ilusa punkti garderoobis. Appelsin, nutika kokkaja lemmikpood. Vivarekis käime me ikka inspiratsiooni kogumas keraamiliste plaatide maailmast ja väga tore on just see, et ma saan aru, et Vivarekil on ka tõelisi uudiseid sellel sügisel. Meie valikusse on tulnud uus tehas, Aparici Hispaaniast. Samasse gruppi kuuluv tehas Apavisa on meie valikus juba päris mitu aastat ja Apavisa toodab täismeesplaate suure kulutusega ühiskondlikele ruumidele, mis ei välista loomulikult ka eramut ja kodu. Ja siis Aparici vastupidiselt on teinud oma valiku laiemaks, on valikus ka seinaplaadid ja põrandaplaadid, võib-olla siis mitte väga suure käidavusega ühiskondlikule hoonele, vaid väiksema kulutusega ja siis koduoludesse. Seinaplaatidest ja põrandaplaatidest ja stilistiliselt on klassikat ja on ka sellist minimalistlikku modernset lähenemist. Nende valikust võib leida selliseid 3D-efektiga dekoore. Mõni plaat näeb välja nagu meie mõistes võib-olla 80 aastate kitterkleit, aga mis leiab kindlasti oma koha näiteks Kalamäe interiooris. Meie tänase saate teema on läbivalt Soome ja see, kuidas soomlased hindavad oma interjöörides just sellist ütleme ajale vastupidavat disaini ja Anneli Luhti poolt kujundatud kodu, mida me ka tänases saates oleme näidanud, et seal on tegelikult valitud vist suurem osa keraamilisi plaate just nimelt Vivarekist. Kuidas sina kirjeldaksid seda soomlaste valikut just oma sisekujunduses, et mille järgi nad oma neid keraamiliste plaatide valikuid teevad ja miks? Ma arvan, et see, kuidas teeb Anneli Luht nende soomlaste kodusid ja see, kuidas soomlane oma plaati valib, need on natukene kaks äärmust. Et Anneli on oma valikutes alati julge ja suudab need julged valikud ka oma kliendile nii-öelda maha müüa ja ära põhjendada. Ja lõpptuumelemus ei olegi, ma arvan, selle soomlasele ka nii hirmutav.
aga kui me räägime nüüd sellest teisest äärmusest, et kuidas soomlane tavaliselt oma plaati valib, siis see valik on tavaliselt valge. Kas see põrand on siis ain või on ka valge? Hästi harva on ka niisuguse pruuni ja peesikaid toone, kuid põhimõtteliselt ikkagist mängitakse valge plaadiga ja siis kas ta on suur või on ta täiesti see tavapärane 10x10 matt või läikiv plaat. Nii et see neutraalsus ja ajatus on minu meelest see, mis on soomlaste poolt armastatud just. Kui Eestis soomelikult väärikat maitset ja nõudlust otsida, tuleb ikka külastada salonge, mis mööblit Soomest toovad. Isku on üks. Täna uurimegi Iskust, mida põnevat nad näitasid nii viimasel elamumessil kui ka Habitare messil. Kas võib öelda, et soomlased on oma sisustuskultuuri poolest sellised konservatiivsed ja rõhuvad võib-olla pigem just kvaliteedile? Üldjuhul see on küll niimoodi, et soomlased ise ka ütlevad, et tihtilugu nende valik on, et üks ilus suur korralik diivan, mis kestab põlvest põlve, et see on nende valik. Kui vahepeal oli, ütleme, mingi plastikuperiood, siis nüüd ikkagi austatakse niisugust puhast ja ilusat puitu ja naturaalseid materjale. Ja kui rääkida Iskust, siis Isku niisugune, ütleme, lööklause on kogu aeg olnud, et ökoloogilisus. Et millest see kvaliteet väljendub? Kuidas me saame aru, et tegemist on tõeliselt kvaliteetse mööbliga? Võtame kas või diivanid. Kui me vaatame diivani ehitust, siis väga hea näide oleks lõigata diivan pooleks, vaadata, mis seal diivani sees on. Et seal on kõik ausad materjalid. No just diivanite puhul ongi probleem ju see, et nad kipuvad ära vajuma või nende vorm ei püsi sellisena võib-olla nagu nad algselt poes välja näevad. Et see on ilmselt Isku puhul välistatud. Ja see üldjuhul on välistatud jah, ja inimene, kui ta ostab diivanit tänapäeval, siis tal on isegi see võimalus valida diivanitel, et kas ta tahab pehmemat sisu, siis tugevamat sisu, et selle personaalse diivani kujundab ikkagi see ostja ise. Selliseid toredaid pisikesi funktsionaalseid detaile on ka, mida ma siin teie salongis ka märkan, et sellised põnevad keerlevad tugitoolid on teil näiteks siin. Need on selles mõttes tõesti head, et kui keegi tõuseb püsti ja siis hakkab istuma, et ta ei istu pärast toolist mööda mitte, et niimoodi ta keerab lihtsalt ennast õigesse asendisse. Et see on jah niisugune lisaks, ütleme, tavalisele pöördmehhanismile. Mis need võib-olla sellised uudised on? No ütleme, võib-olla kõige uuematest on siin, mis oli viimasel messilgi esitatud, oli näiteks diivan, mis on niisugune, ütleme, 60. aastate väike nagu järelkaja, siis ka väiksed diivanilauad, mis on sinna juurde niisugused tammepuidust tehtud. Et see on, ütleme, võib-olla üks uuemaid seal. Ja kui diivanitest üldse rääkida, siis on see eelist Isku diivanitel, et on need katted on vahetatavad. See selline retrojoon on tegelikult siin ja seal nähtav väga paljudes Isku mööblites. Kui vaadata Isku materjali valikut, jah, siis on võib-olla tõesti jääb mulje, et me kasutame ainult niisugust retromaterjale, aga siin samas on ka uuemaid materjale kasutatud, näiteks saaristu komplekt, see on niisugune tõeliselt põhjamaine ja selge, kus on kasutatud nagu, ütleme, puitu, mis on nagu tuulest ja merest viimistletud. Nii elamumessil kui ka Habitarel sai ka Vepsalainenit ja Poo-kontsepti kohatud, ikka säravaimas uhkuses. Õnneks on need kaubamärgid ka juba mõnda aega eestlaste jaoks olemas ja uudisedki liiguvad salongi vaatet valguse kiirusel. Vepsalaineni villa põhjal Soome elamumessil on väga hea rääkida soomlaste, ütleme sellistest kodusisustamise eelistustest. Et seal oli selgelt näha, kuidas nad ikkagi ju investeerivad just kvaliteetsetesse sisustuselementidesse nagu kvaliteetsed valgustid või kvaliteetsed tugitoolid. Eks muidugi valgusti teema on kindlasti, mis on lihtsalt Põhjamaades, et pime aeg ja seda pimedat aega on palju ja sellepärast tuleb ka suurt rõhku panna valgustile. Aga kuna soomlastel endal on niivõrd palju häid disaini tootjaid, kvaliteetseid tootjaid, et sellised firmasi nagu Artek disainerid, Alto ja Tapiovaara, et neid on tõesti võiks nagu ohtalt üles lugeda, nad ise väga hindavad oma disaini ja täiesti põhjendatult.
No need inimesed, kellele Eestis võib-olla ka selline soomlaste moodi mõtlemine meeldib kodu kujundamises, siis siit Pokontsepti Vepsäläineni poest nad leiavad küll kõiki neid imelisi valgusteid näiteks. Jah, et meil on ikkagi kõik Soome suurimad tootjad ja ka soomlaste enda lemmikud loomulikult esindatud, kuna Vepsäläinen on suurimaid Soome mööblikaubamajasid. Et tõesti on siis Soome tootjatest on siin Artek, Woodnotes, Hanna Korvela naturaalsed käsitöövaibad näiteks, et see kõik on, mis soomlaste jaoks on nagu väga tuttav ja kodune. Kas mõned sellised hitt-toolid või tugitoolid on ka, mida sa tooksid välja Vepsäläineni poolt? No soomlaste jaoks on kindlasti tugitool on ikkagi Arne Jakobseni munatool, mis jälle meil siin Eestis on pigem nagu selline muuseumeksponaat, et teda teatakse, teda tuntakse, aga see ei ole nüüd kindlasti toode, mida nüüd massiliselt koju ostetakse. Samamoodi on soomlaste jaoks söögitool on kindlasti üks enim levinuid on ka siis Fritz Hanseni ja Arne Jakobseni 7 tool. Tegelikult ju soomlased sellisel juhul, nad ostavad küll omaenda siis Soome disaini, aga tegelikult ostavad väga palju ka oma naabrite disaini. Eestis on hästi erinevad kodud ja võib-olla, et meil on siin ka, et üritatakse väga naabrist erineda, siis seal on jälle minnakse pigem selline turvaline kindel valik on, et Eestis on kindlasti natuke päris palju julgemad nii värvides kui valikutes, et samamoodi nagu pigem võetakse mingeid uusi ja modernsemaid lahendusi, et soomlased lähevad kindla peale välja. Konservatiivsemad. Palju selle Vepsäläineni selle aasta siis villa juures oli näha värvilaike või värvide kasutamist? Ega ikkagi suhteliselt selline tagasihoidlik või vaoshoitud, et nagu Põhjamaa disainis ikka, et palju heledat ja valget, palju naturaalset, et see ikkagi domineeris. Eelmisel nädalal sai imetletud stiilset kindlusparadiisi Soome elamumessil, mille eesmärk oli olla väga jätkusuutlik ja kindel maja. Täna võtame ette ühe pooliku eramuehituse Eestis, kus saab veel nina kihtide vahele pista ja mõista kvaliteetehituse maailma. Mis on siis fenomen, miks Weberi terviklahendused on nii populaarsed? Siin siis sama jada Weberi materjalide osas nagu eelmise nädala majas. Mida siin siis kasutatud on? Eks seda kokkusobivust ja õiget kontseptsiooni tuleb igal pool järgida. Küll aga siin maja puhul hakkas peale asi vundamendist. Et on kasutatud siin nii betoonvundamenti kui ka Fibo talmikuplokist vundamenti. Fibo vundamendi talmikuplokk sobib hästi kasutamiseks siis, kui müüridel ei mõju väga suured koormused, näiteks siis hoone ühekordne osa. Et seal ei ole tingimata tarvis teha siis betoonist paksu, rasket, tugevat talmikku. Piisab tegelikult täiesti Fibo talmikuplokis sinna. Fibo talmikuplokki on hea kasutada just väiksemate ehitiste puhul, kus on ka müüridele mõjuvad väiksemad koormused. Ja tema eelis on see, et siis ei ole tarvis ehitada enam täiendavaid raketisi betooni jaoks. Piisab sellest, kui need talmikuplokid üksteise järel ettevalmistatud pinnasel laduda, armatuur sisse panna ja ära betoneerida. Ja betoneerimiseks on meil ka olemas sobiv toode Weber S100, mis sobib ideaalselt väiksemamahulisteks töödeks. Et mõlemad plokid, nii Fibo 5 kui Fibo 3 sobivad vundamendi ehitamiseks ja nende erinevus seisneb ainult siis surve tugevuses. Et vundament reeglina ei pea olema tehtud tugevamast ja paksemast plokist, kui on sein ise, sest seinas akende postides mõjub näiteks hoopis suurem koormus kui ühtlases lintvundamendis. Ja antud juhul ka valis klient Fibo just sellepärast ehitusmaterjaliks, et kõik tooted on olemas ja lisaks siis klient leidis, et Fibol on hea külmakindlus, 50 külmatsüklit. Ta on ka tugev ja kõva materjal. Samuti on see, et kus tuleb Fibol väga suur eelis on just viimistlemisel, et Fibol on väga väike niiskuse imavus ja seetõttu kõik pinnale kantavad krohvid, pahtlid, mida me siis kasutame nii sees kui väljaspool seina, mitte ei kuiva seina külge, vaid nad kivinevad sinna. Et siis ei ole karta, et see segu kunagi seina just lahti lööb. Muudest materjalidest rääkides, mis siin ka selle maja peal ees ootamas on esimene koht on kohe põrandad. Ja isevalguvate põrandasegude kasutamine eeskätt, et meil on need kontsernis olemas väga mitmesuguseid erinevaid. Selle maja põrandate tasandamiseks kasutame Weber Floor 4150 Fine Flow põrandatasandusegu. Ja see on ise valguv, ise tasanduv ja ka temale tuleb teha tingimata siis nakkedispersiooniga nakkekiht vahele ja nakkedispersiooniks on MD16 nimeline toode. Ja seda tehakse siis vesilahusena 2 kihis ja kui siin nüüd sellele
isevalguv segu peale valada, siis on garanteeritud see, et ta jääb sinna põrandale tugevalt kinni ja segu pinnale ei teki mingeid kraatreid, kahjustusi või see segupind jääb ka täiesti ühtlane ja sile, et võib sinna hiljem siis põranda katte siis kas siis kleepida, paigaldada või parketi panna. Ja põrandasegude valdkonnas on Weber väga tugev Eesti turul. Samuti on Fibo puhul oluline näitaja ka mürakindlus ehk helipidavus. Et juba 100 mm Fibo 3 plokk tagab meile selle, et kahe toa vahel on piisav helipidavus ja sõltuvalt ploki paksusest ja tugevusest on need helipidavusnäitajad üha paranevad. Lisaks on oluline näitaja seinamaterjali puhul ka materjali tulepüsivus ja Fibo plokk annab piisava tulepüsivuse mis tahes hoonete vaheseinte puhul välja. Maja puhul on kindlasti väga oluline näitaja ka vahelagede helipidavus. Ja tõenäoliselt kortermajadest meil on enamikel inimestel kogemused olemas, kui meist kõrgemal korruse peal kas lapsed jooksevad, mängivad, kuidas me seda kõike kuuleme. Ja Weberil on siin unikaalsed lahendused sellise helikindla vahela ehitamiseks, et reeglina ehitatakse vahelagesid niimoodi, et pannakse planeeri peale jäik villaplaat ja valatakse selle peale 7-8 cm betooni, siis Weberi toode TB Plano on selline materjal, mida piisab kasutada ainult 2-3 cm ja ei pea sinna põrandale valama meeletut tonne betoone, et saavutada siis vahela helipidavus. Teine osa, mis vajab hoolikat jälgimist, on vannitoad. Et nagu teada, vannitubades on see veesurve põrandatele, seintele ja niiskusrõhk päris suur. Ja seda niiskuse tungimist seinte sisse tuleks tõkestada. Ja selleks tuleb kasutada siis veetõkkemasse ja õigeid sobivad plaatimisseguseid palaadi paigaldamiseks. Ja nende ruumide puhul on hästi oluline just kvaliteetse hüdrosatsiooni ehitamine. Ja Weberil on selles sarjas olemas siis väga kvaliteetsid veetõkkemassid, piisab seal 0,4-0,5 mm kihipaksusest, mis tagab täiesti konstruktsiooni hermeetilisuse ja veepidavuse. Meie veetõkke WeberTech 822 näiteks, et ta katab väga hästi nii seina kui põrandapindasid ja temaga on väga lihtne saavutada õige kihipaksus ja seeläbi ka konstruktsiooni veetihedus, hermeetilisus. Märgade ruumide ehitamisel tegelikult ei piisa ainult veetõkkest, et sinna juurde kuulub terve rida ka muid tarbikuid ja üheks olulisemaks selleks on siis isolatsiooni lint. Ja see lint pannakse just siis sein seinaga nurkadesse ja põrand seinaga nurkadesse, sõltuvalt siis millise konstruktsiooni ehitusega vannitoas parasjagu tegemist on. Ja kindlasti tuleb siis kõik trappide ümbrused täiendavalt kiudkangaga armeerida, et ka seal võimalike deformatsioonide korral ei tekuks veetõkkesse pragusid ja see vesi ei tungiks muudesse konstruktsiooni kihtidesse läbi. Ja nagu näha siin ka käesoleva maja puhul, et üks suur töö fassaadi ehitus seisab alles ees. Ja võiks öelda, et fassaadi ehitus on maja puhul võib-olla üks kapriisnemaid asju üldse, sest et fassaad, see on ikkagi nagu maja visiitkaart. Esimene, mida me näeme, on maja fassaad ja on oluline, et see oleks tehtud kvaliteetselt, korralikest materjalidest ja Weberil on Eesti turul siis esimesena ja peaaegu ainukesena sellised segud, millel on tagatud siis külmakindlus 100 külmatsüklit. Ehk see siis tegelikult viitab väga pikale kasutuseale, nagu rahvakeeles öeldakse, et maja isalt pojale. Ja fassaadisegude puhul ja fassaadilahenduste puhul tuleb kasutada algusest lõpuni ainult ühe tootja lahendust. Ja fassaadimaterjalide puhul on eriti oluline see, et materjalid omavahel ilusti õigesti kokku sobiksid. Et seda ei saa teha niimoodi, et võtame natuke ühte, natuke teist ja siis ongi meil fassaad tehtud. Me kunagi ei tea, mis see lõpptulemus on. Ja Weberil on väga kuulus segu, selleks on Weber Therm 310, mis on siis armeerimiskrohv, millega siis võib nii penoplasti kui ka siis villa pealt krohvida. Ja viimistluseks on meil silikoonkrohvid, mis on vett ülgavad ja võiks öelda ka, et seetõttu nad väga ei määrtu. Muide hetkel ahmivad imetlevaid pilke Eesti disainerid Londoni messil. Mis seal saavutati, räägime järgmisel nädalal. Järgmisesse nädalasse jätkub veel ka mõtteid Soome sisustusstiilist ja palju muudki põnevat. Kohtumiseni!